Aga nüüd ma paluks kõiki teises plokis esinejaid, palun olge head, võtke tribüüni seal toolidel istet, jätke mulle kõige äärmine. Mikrofonid on kõik sisse lülitatud, nii et venelikult saab neid jagada. Ja ma alustaksin võib-olla Kaidost ja siis sujuvalt võib-olla annaks võimaluse ka saalil küsida. Kaido, vabandust, jah, Kaido Kamast alustaksin. Kaido, tegelikult sa ju oma kõne lõpus ütlesid sellise lause, et see ei ole päris see Eesti, mida sa ette kujutasid, eks ole, just tänu sellele, et maa jookseb tühjaks. Et me oleme linnriigistumas. Kui sa nüüd ütleksid, et kas see oli teadlik poliitika või on see nii-öelda vooluga kaasa minemine, sa vihjasid, et maailmas toimuvad urbaniseerumisprotsessid ja me teame, et eriti just arengumaades on nad kiiremad kui arenenud riikides, eks ole, ja me oleme tegelikult urbaniseerumistempodes pigem arengumaadega sarnane. Kas nüüd oleks, ütleme, niisugust võluretsepti, 3-4 asja, millega saaks suhteliselt kiiresti seda protsessi pidurdada, sest sa andsid ka mõista, et riigi üks ülesandid oleks tegelikult sellise protsessiga pisut, vähemalt teda pidurdada. Mis need võiks olla? No, nagu ma ütlesin, et seda, mis toimub nende ametkondlike reformidega regioonis, seda nagu ei jälgi Eestis praegu keegi. Et üks asi, mille ma julgeksin välja pakkuda, on oluliselt suurendada regionaalministri ülesandeid ja pädevust, nii nagu meil näiteks käivad kõik riigieelarved puudutavad asjad, käivad rahandusministri käest läbi ja seadusloome käib justiitsministeeriumist läbi, et samamoodi võiks olla nii-öelda kohustuslik regionaalministri seisukoht niisugustel muudatustel, reformidel, mis mõjutavad seda regioonide elu. No jälle enda kodu lähedalt näide, kaua aega punniti vastu selle Vana-Antsla mõisas oleva kutsekooli sulgemisele, nüüd lõpuks on see sulgemisotsus nagu langetatud, sel aastal enam uusi õpilasi ei võetud, need, kes praegu koolis käivad lõpuni, aga see on nüüd jälle mitukümmend töökohta seal konkreetses kohas ja praktiliselt ainukene suur tööandja Vana-Antslas. Ja selle kooli kinnipanemine tähendab tegelikult see üks asum muutub asotsiaalide asumiks. Ja neid näiteid on ju olnud küllalt, kus on need niinimetatud metskonnakülad, mis on nendest saanud siis, kui metskond on kinni pandud ja nii edasi. Et sellega nagu absoluutselt keegi ei tegele, et mis siis nüüd nagu need inimesed peaksid nagu ette võtma, kellel see töö ja leib niimoodi ära kaob. Ja keegi ei arvesta ka seda, et me võib-olla tõepoolest mingisugust koolivõrku, haiglavõrku korrastades isegi võib-olla hoiame midagi kokku, aga mis läheb pärast maksma nende sotsiaalsete probleemidega tegelemine, mis nendes konkreetsetes asumites tekivad. Tänan. Teiselt Kaidolt küsiks sellist asja, et see plaan, mitte kraadiga psühholoogi, vaid suure algustähega kogenud inimese, kes suudab võrdselt rääkida oma endast palju nooremate inimestega. Kas see on võimalik programmiliselt lahendada või on see entusiastide pärusmaa? Kas on realistlik rääkida, et me teeme mingi riikliku programmi, kus me lähme koolidesse ja nii-öelda selle asemel, et sundida, tõusta enda tasemele, sundida, õpetada niimoodi, nagu tavapäraselt metoodika on, me hoopis räägime nendega kui võrdne-võrdsega ja jagame kogemust. Kas see on realistlik? Samal ajal on ju näiteks tagasi kooli programm väga ilusti toiminud, eks ole. Võib-olla see on rohkem entusiasmi küsimus. Ma arvan kõigepealt seda, et ka isegi laste puhul on see asi nagu kahepoolne, et ma ei tea, kas me leiame kohe õigeid inimesi, aga nendes enda puhul ma väga imestan takkajärgi, et miks ma ei nõudnud õpetajatelt midagi. Ma olin muidugi väga korralik ja kuulekas. Ma nagu uskusin viimase hetkeni, et ma saan selle, mida ma tahan. Kus sa tead nõuda? Aga see ongi see, et jah, mis on enne, mis on pärast, et tuleb nagu küsida, mida sa tahad tegelikult, aga vaata ongi, et millal see küsimus tekib.
et väga tükk aega usaldatakse ja siis väga kiiresti võib see muutuda kas pettumuseks või liigseks pragmatismiks. Et okei, et on nagu on, aga ma saan ka nendes tingimustes hakkama. Aga ma arvan, võib-olla paljudel juhtudel nende plaanide tegemise juures ja üldse võib-olla inimese enese ühiskonna hinnangu juures on probleem selles, et me oleme suutelised hindama väga lühikest ajavahemikku ja me anname väga kiiresti nagu siis hinnangu, kas selles lühikeses ajavahemikus on juhtunud need asjad või mitte. Et tegelikult paljud asjad juhtuvad väga pika aja jooksul, paljudel juhtudel isegi generatsioonide vahetudes. Nii et ma ei tea, kui me alustame millegagi, tõenäoliselt võib öelda näiteks järgmine päev, et ta ei ole nagu nii väga hästi alanud. Või võib-olla ta algab isegi liiga hästi, aga ma ei tea, kuhu see liiga hästi jälle võib viia. Nii et selleks on vaja nagu aega aga jah, see päästik on ikkagi see, et kuidas viia võimalikult varakult inimese teadvusesse see, et tuleb hakata mõtlema suhteliselt lihtsate ja tegelikult lõpuni lõplikke vastuseid mitte võimaldavate küsimuste peale. Ja paradoksaalsel moel teeb see inimese mitte õnnelikuks, aga ma arvan, ta muudab ta elu täisväärtuslikuks. Et tegelikult on väga oluline see, mida teine Kaido rääkis, et kui ka pannakse kuskil kool kinni ja sa tunned hetkeks, et jah, need kõige lihtsamad praktilised asjad nagu kukuvad kokku ja sul plaan B-d ei olegi, aga kas sa mõtled nagu ainult selle üle, tegelikult sul on nagu teised mõtted ka ikkagi võimalikud, et inimene ongi kõige lõpuks ta on ikkagi üksik, see võib-olla läheb see liiga nagu filosoofiliseks, et kõik see ühiskond, millest me räägime, see koosneb ikkagi, isegi selle laulukaare metafoor siin, et kas me oleme koos laulnud, et see on ikkagi 1+1+1 ja inimene on oma põhiolemuselt üksik ja lõpuks ma arvan, talle jäävadki ikkagi need väga lihtsad küsimused. Ja muidugi on hea, kui sul on sõbrad ümber või on mingisugune turvaline keskkond, aga need väga lihtsad küsimused. Ja sa alustad nendega, aga me kahjuks ei alusta nendega. Ma arvan, väga tihti enamasti me lõpetame nendega. Ja võib-olla siin on täpselt sama asi, mida ma nüüdki püüdsin öelda, et ma olin jahmunud ja pettunud, kui palju ma elust ära raiskasin, ilma et ma hakkasin oluliste asjade peale mõtlema, aga jah, ja kõik muu on nagu selle ümber. Kaasa arvatud ka see, kas me leiame õiged õpetajad, kes on entusiasmi küsimus, kindlasti peab olema entusiasm. Entusiasm peab ilmtingimata peab olema isiklik huvi sellel inimesel, et mitte ta läheb andma järjekordset tundi ja ta põhimõtteliselt nii-öelda teab, kuidas seda anda. Siis on see asi nagu ebaõnnestunud selles konkreetses küsimuses igal juhul. Ta peab olema isiklikult huvitatud, et tegelikult on tal võimalik rääkida teda, ma arvan, ikkagi huvitavatel teemadel 20 inimesega, sõltumata nende vanusest ja pikkusest ja kui nad selle ühe keskustelu jooksul kuulevad iga üks neist eri kohtades võib-olla mingi ühe huvitava mõtte, siis on see äärmiselt korda läinud. Nii et tegelikult tuleb õpetada mõtlema, soosida, et inimene mõtleks ehk cogito ergo sum, nii et see on tegelikult võti. See ongi meie ühiskonna jaoks väljapääs. Kuido, ma küsiks niimoodi, me kurdame, mis meil on viltu. Pakud ka seda, et võib-olla gradatsiooni järgi natuke lennukamaid ja vähem lennukaid ideid, mis on out of box. Aga mis on niisugused natuke maadlähedasemad, võib-olla teiste riikide kogemusi arvestades asjad, mida saaks ka tõesti teha, ilma et me peaks väga out of box minema, lihtsalt teeks tarka teadmise transferit, kuidas lahendada keerulisi probleeme. Näiteks maa tühjaks jooksmine. Eks ole, see on ju universaalne protsess, mis toimib väga paljudes riikides maailmas. Mida annaks selle vastu ette võtta? Või näiteks see hariduses täna toimuv, eks ole, täpselt samamoodi, ega see ei ole midagi unikaalset. Unikaalne on konkreetses väljendusvormis siin ja praegu hetkel, aga tegelikult see on protsess, mis on suhteliselt selline mudelprotsess ka väga paljudes teistes kohtades. Hariduses ma soovitan vaadata on MIT ja Harvardi praegu on ühisprogramm sel aastal käima lõid minu meelest tasuta internetipõhine õppe, kujutage ette, te saate õppida Harvardist tasuta nende tipp-professorite all, ehk te ei lõpetagi ülikooli $300,000 õppelaenu koormaga. Nende eesmärk, lugesin kodulehelt, oli harida lähiaastatega 1 miljard inimest. 1 miljard. Ehk see pöörab kõrgharidusmaastikku ikka, ma arvan, lähiaastatel hea, kui hästi läheb pea peale. Et ärimudel, mingisugune vana ärimudel lõpetab töö. Kus see ärimudel tuleb, tegelikult kopeeritakse, või on see ka üle võetud, ei kopeerita, vaid võetakse inspiratsioon. Kõik tänased suured, kes meil on maailmas, meie enda Skype'ist alates Apple'id, Google'id, kogu see äri põhineb tasuta tootel. Kõige suurem toode on neil tasuta, otsingumootor on tasuta.
Facebook on teile tasuta, Skype põhineb tasuta tootel, Skype'i müügihind viimases tehingus oli Eesti aasta riigieelarve, vähemalt sama suurusjärgus. Meile täiesti kosmilised numbrid. Et seda rõhutakse praegu. See on see, kus tehakse, püütakse tuua need inimesed sinna ja panna nad looma koos kuskil mingisuguseid uusi asju. Ja seda püütakse tuua praegu haridusse. Ma arvan, et meie kogu maailma haridus tippülikoolidel on selle üle veel nagu juurelda küll. Et need on need kohad äkki, kust ellu võtta, et kuhu kanda. Ma ei tea, kuidas maale inimesi saaks, eks me peame ise, ma arvan, et me ise tahame sinna ühel hetkel minna, eks see valglinnastumegi näitab seda, et kesklinnast tahad ju ära, eks ole, aga kindlasti lähemalt olen näinud metskondade koondamist, läks töö efektiivsemaks tõesti, kulub vähem aega ja mets ilmselt kulub vähem, aga me kaotasime väga palju ajapotentsiaali tõesti maakeskustest, et äkki ei olnud õige samm, et materiaalne lisaväärtus oli hea, kas sotsiaalne ka oli, kahtlen, ja kuidas neid omavahel tasakaalu viia, ma ei tea, või võrrelda, see ei ole mõõdetav, see on võrreldav, see on nagu uskumise või arvamise küsimus rohkem kui mõõtmise küsimus. Kui me vaatame tagasi viimasele 20 aastale või 25 aastale Eesti ajaloos, siis mina julgen väita, et need asjad, mis me oleme ise teinud, on meil paremini välja tulnud kui need, mis me oleme üle võtnud. Üks asi ehk, mis on ühtin Raivoga, et tuleb mõelda oma peaga. Ehk mõelge kas või ükskõik Skype, meie internetipangandus, ID-kaart, need ei ole kuskilt kopeeritud. See sama laulev revolutsioon, see oli oma välja mõeldud. Loomulikult ei tähendanud see ainult laulmist, eks ole. Aga see oli seal juures, see oli see kokteil, mis sellest nagu selle väärtuse tegi. Samal ajal, kui kõik need mudelid, kas või ütleme siin sotsiaalsfääris, ravikindlustus on kõige parem näide vist, mis me oleme kopeerinud, kogu aeg on häda nendega, mingi jama on kogu aeg. Et äkki me peame ka ise mõtlema, aga ega mul niisugust, kui teaks juba kohe, et mida teha, ju siis oleks juba kuskil Palmisaarel ise ka ammu, kõne ei ole, ikka siin päikeseta maal veel. Aitäh. Viljar, sa rääkisid selektiivsest targast immigratsioonist. See on üks teemasid, mis tegelikult Eestis on niisugune pooltabu staatumis olnud mõnda aega ja õigemini kogu aeg isegi võiks väita. Ja küsimus on selline, mida annaks teha nüüd, kus on see platvorm, kus tegelikult seda asja, kuidas seda annaks edasi viia tehnilises mõttes, täitsa nii-öelda projektipõhise loogikaga, sa oled ärimees. Sa otsustad seada eesmärgiks, et meil on ühiskonnas vaja seda, nüüd mida me peaksime selleks tegema? Paku välja oma visioon. Inimene, kes tuleb Eestisse tööle, hakkab Eestis teenima 2-kordset Eesti keskmist palka, makstes siin maksud, peaks saama kohe esimesel kuul 6-kuulise viisa, ta ei pea saama elamisluba, mis on siin meil eriti nagu sensitiivne teema, ta võib 6 kuu pärast alles otsustada, kas jääda siia pikemaks või mitte. Probleem on selles, et ega meie liikmeskonnas on ettevõtjatel väga palju neid soove neid inimesi tuua, ja sellest loobutakse lihtsalt, kui nähakse seda bürokraatia müüri, mis sulle vastu vaatab, et näiteks ka Skype on öelnud, et nad praktiliselt peavad alati hakkama alguses peale tõestama, et mis asi see on, mida nad teevad, et näiteks mingid kliendihaldurite süsteemid, kõik sellised elementaarne klienditeenindus, et see, millest me räägime, on niivõrd lihtne oma natuuris ja kui me mõtleme sellele, et tuleb kolmandast riigist inimese tööle, näiteks kes saab siin 2-kordset keskmist palka, et me ei pea kartma, et neid tuleb siia 10 ja 10 tuhandeid. Ma olen täiesti veendunud, et seda juhtu, sest me ei ole uue industriaalrevolutsiooni lävel. Teine asi, mida me peaks tegema, on tegelikult see, et peaks riigi tasandil välja valima 3-4 sektorit, mida EERis alendada. Et Vabariigi president on teinud väga tänuväärset tööd küberkaitse, IT-sektori tutvustamise laiemalt. Et see vastab minu jaoks 2 väga olulisele kriteeriumile. Üks on see, et meil on olemas baas selleks, meil on olemas edulood ja see on globaalselt kasvav trend, vähemalt järgmise 10 aasta jooksul või 20 aasta jooksul, nii palju, kui me suudame ette näha, kuni järgmine must lõik meist mööda lendavaks. Neid siukseid sektorid peaks olema 3-4 ja siis nendesse sektoritesse kutsuma inimesi siia tööle, sest kui me näiteks räägid ka ülikoolides õppejõududega, kes on oma ala tipud, nad ütlevad, nende probleem on ka üks see, et sul ei ole siin kellegiga intellektuaalselt vestelda samal tasandil, millele sa oled ise nagu jõudnud, eks. Me ei peagi saama olümpiavõitjaks igal alal. Kui me teenime olümpialt 2 medalit, siis me ei ole vähem õnnelikumad kui need riigid, kes teenivad 20 medalit, eks. Et spetsialiseerumine on selle võti ja
tarkus võib olla internetis, aga siiski ta levib ikka inimeselt inimesele ja mitte alati klassiruumis. Aitäh, nii et tegelikult uudishimulik ja ennastarendav isiksus, inimene pluss teiste tarkus, pluss süsteem, pluss siht ja siis tark ressursipaigutus ja tegelikult on võimalik tulemusi saavutada. Ja see ei ole alati, küsimus ei ole alati ainult efektiivsus, vaid küsimus on nii-öelda sihis, eesmärgis ja selle nimel võimalikult optimaalses toimimises, aga siiski mõistuse piires. Saan ma õieti aru, olete te minu väitega nõus? Keegi kommenteerida ei taha olnud pealt. Siis ma annaksin võimaluse, jah, palun, härra president. Ma tahan lihtsalt 5 kiiret asja kommenteerida. Üks on see paar ideed, mis oli siin selles, et piirata valimisõigus, see oli kunagi, võitleme 2 korraga, see oli ka kunagi roheliste programmis Saksamaal, avastasid, et neil ei olnud kedagi, keda panna kandideerima pärast, kui see tsensus oli läbi ja siis nad loobusid sellest. USA kongressis oli 94. aastal täpselt sama idee, et oled 2 korda sees, siis lähed välja, avastasid sama asja, muutsid seda ära. Häda on selles, et kui sa teed seda seaduse tasandil, siis need, kes tulevad, võimule kiiresti muudavad. Teine asi, mis ma tahtsin mainida, on see, et olles ühel pool väga sees kogu selle IT ja võimaluste asja. Üks asi, mida ma pelgan tegelikult, mis võiks olla hoopis väga tagurlik, on see idee, et me hakkame kõikide asjade puhul ise hääletama, et seal loobuda, tagasi tõmbuda sellest delegeeritud demokraatia läänelikust mudelist. Sest me vaatame, kus on need kohad, kus on kogu aeg referendumid, ütleme California osariik ja teiseks Šveits, nad on muutunud väga tagurlikuks, kuna näiteks ma kardan, et kui me paneksime hääletusele interneti baasil, kas taastada surmanuhtlus, ma eeldan, et see võidab 80%-ga, et tuleb taastada. Et delegeeritud demokraatia on teatud eelised, et see grupp seal, keda sõimatakse kogu aeg, viimasel ajal koguni vapslikult, ma siiski arvan, et nemad on need inimesed, kes võtavad seda julgust, et viia läbi neid ebapopulaarseid asju. Kolmas asi on see, et mõnes mõttes ma kardan see Harvard ja MIT ja teised ülikoolid ka, see mudel käib nagu risti vastu sellele, mida rääkis Kaido seal. Et üks on see, et õpetaja osaleb, teine on see, et need üldse ei osaleta. Minu kogemus oli järgmine sellega, et umbes 20 aastat tagasi, kui ma läksin Washingtoni, ma siis tehes natuke tööd, et kaubelda minu alma maatri juures välja 2 Fulbrighti, et tuua Eesti õppejõude sinna, et siis osaleda ühes kursuses, mis on kohustuslik kõigile inseneridest humanitaaridele, mis töötab just selles printsiibis. Väike seminar, loetakse seal umbes 20 filosoofia tekste alates Platonist, Aristotelesest, lõpetades tol ajal Thomas Kuhniga. Ja siis need Eesti õppejõud tulid sinna, said sama Fulbrighti ja siis, kui see oli see lõputseremoonia, siis me ütlesime, lähme arutame, kuidas läks. Mõlemad sõimasid mind, et see on täielik õudus, et kuidas kujutage ette, õpilased siin arutavad Platonit ja Aristotelest. Ma ütlesin, kuidas siis teie arvate peaks olema? No nagu meil on Eestis, et mina loen ette, õpilased konspekteerivad ja siis nad vastavad minule eksamin, mis on vist... Ma usun, et see ei ole see, mida Kaido tahab ja ma tegelikult eelistan seda, millest rääkis Kaido, sest ma õppisin palju rohkem selle kursuse kaudu 40 aastat tagasi, kui lihtsalt tagasi öeldes, mida ma professor oli öelnud. Aga ma arvan, et see on jälle üks IT-lahendus, mis kõlab alguses hästi, aga ilma selle interaktiivsuseta see ei anna seda antud efekti ja meie eelis siin Eestis ongi see, et me saame olla omavahel interaktiivsed, kui me oleme ühe teise vahel viisakad. Aitäh. Seal oli enne oli seal vist Ott, jah? Ei, enne oli Kaur.
vabandust, palun. Ja mina olen Kaudlas. Ma kõigepealt alustaks ühe sellise looga, et kunagi küsiti ema Theresa käest, et kas ta on nõus ühinema sõjavastase kampaaniaga. Ja siis ta ütles, et ei ole, et ta on nõus ühinema rahukampaaniaga. Minu arust kohati meil Eesti riigis on nagu sama probleem, et me ei räägi mitte sellest, kuhu me tahame minna, vaid sellest, mille vastu me oleme. Ja niimoodi me eksime teelt ära. Teiseks ma kiidaksin korraks Vabariigi valitsust. Mul oli au juhtida 2,5 aastat üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamist. Miks ma seda valitsus kiidaks selle eest, on see, et see oli tegelikult väga avatud protsess, selles osales üle 1200 inimese vahetult, isiklikult. Ja tegelikult selle käigus pandi paika see, mida Kaido Kama ütles, et see riik, mida me jaksame üleval pidada, on see, kus inimesed elavad rohkem maal kui linnas. Ehk tegelikult, kui võtta see meie valglinnastumine, siis see vahepeal on viinud selleni, et me oleme Tallinna ümbruses, Pärnu ümbruses, Tartu ümbruses ehitanud tohutult juurde lasteaedu, koole ja muid asju, selleks, et kuidagi hoida toimimas seda linnadesse koonduvat ühiskonda. Tegelikult on see väga kallis tee. Ja üleriigilise planeeringu käigus lepiti ikkagi kokku ja ka Vabariigi valitsus kehtestas selle, et see realistlik tee oleks see, et me hoiaksime oma elu nendes maakohtades, kus ta olemas on. Nii et tegelikult Kaido Kama soov on juba valitsuse poolt kehtestatud 30. augustil 2012. Tahaks öelda 3. asja veel. Kuigi üleriigiline planeering pani paika selle, et kuhu me läheme oma ruumi arenguga ja kuhu me läheme oma keskkonna arenguga mingil määral, ei pannud see paika seda, et mis on Eesti riigi visioon tervikuna. Ma olen paar korda kirjutanud ja kirjutan jätkuvalt ilmselt sellest, et tegelikult me vajaksime kogu Eesti riigile visiooni. Ehk kokkulepped, mida me tahame saavutada. Põhiseadus jah ütleb seda, mis on meie väärtused ja mis on oluline, aga ta tegelikult ei määra seda, kuhu me tahame jõuda 10-20 aasta perspektiivis. Vahepeal arengufond tegi tänuväärselt kasvuvisiooni. Kahjuks see häävus jäi pooleli. Kui panna kokku see, mis on üleriigilises planeeringus ruumiarengu kohta, panna kokku see, mis on kasvuvisioonis majandusarengu kohta ja võtta juurde see diskussioon, mis kasvuvisiooni käigus käidi ka ühiskonna arengu kohta ja leppida nende baasil kokku üks terviklik Eesti riigi visioon, siis me võiksime jõuda sinnamaani välja, et meil on kokkulepe sellest, mis on see riik, mida me jõuame üleval pidada ja mis on meile vajalik, mõistlik, et me tahaksime siin elada. Aitäh! Aitäh, väga head ettepanekud. Palun! Aitäh, Ott Kasuri, Eesti Maameesteriit tegevdirektor. Ma tuleksin nende töökohtade juurde ja tõesti Kaido Kamal on õigus, et inimesed lahkuvad eelkõige hajaasustuses seetõttu, et töö saab otsa. Ja soovitus oleks mul rahandusministrile selline, et 2013 tulevad kindlasti jällegi kõik ministeeriumid oma eelarvet kaitsma rahandusministeeriumisse. Võib-olla mõtleks selle peale nüüd nii, et me oleme üles ehitanud suurepärase IT-riigi ja meil on Estwind 2 projekt ka lõppenud ja veetud on valgusoptiline kaabel pea kõikidesse Eestimaa paikadesse. Võib-olla saaks hajutada ministeeriumite büroodest inimesed hajuasustusse ja näiteks pole vaja kaugelt otsida, näiteks selleks on Belgia kuningriik. Belgia riigis töötavad kõik haridusinspektorid kodus, oma kodustes büroodes ja üks ainuke peainspektor istub haridusministeeriumis, kus paneb kõik arvuti ja logistika paika ja kõik paarikaupa käivad mööda riiki ringi, teavad raportid, saadavad nad e-kirjaga ära ja ongi riik, ongi haridus riigi järelevalve all. Ma arvan, et meil võiks iga ministeerium vastu võtta sellise oma tegevuskava, kuidas oma spetsialistid panna tööle hajaasustuspiirkonda kompetentsi põhiselt. Aitäh. Aitäh, konkreetne ettepanek kohe lähima järgmise eelarveperioodi jaoks. Aga tegelikult ei rahandusminister seda ei otsusta, seda otsustab eelkõige alustatakse haridusministris, kes peaks sellise organisatsioonilise loogika enne ette nägema, et siis minna rahalist katet küsima. Jah, ma saan aru. Okei, nüüd ma ei näe rohkem käsi püsti, mulle tundub, et vabandust, väga taga, Heldur. Jah. Sa oled seal posti taga, sind ei paista, sellepärast sa pead nähta omale. Et kõigepealt nagu üks remark, et Kaido Kama ütles, et Tallinn elab
nagu ülejäänud Eesti arvel, et ma arvan, et vähemalt nii ühetähenduslikult sellega ei julgeks nõus olla ja et vähemalt kui me vaatame, kuidas raha läbi eelarve liigub, siis ma arvan, on niimoodi, et raha korjatakse Tallinnas kokku ja sealt see liigub maapiirkondadesse. Aga kahtlemata selle juures on ka teisi dimensioone. Nii et ma ütlen, et see ei ole ühetähenduslik küsimus. Aga õigupoolest ma tahtsin küsida immigratsiooni kohta, et olen nagu märganud, et sellised tavalised inimesed mõnikord internetis karjatavad, et ei ole ju maailmas olemas ühtegi õnnelikku riiki, kus on suur immigratsioon, et ma nagu sellele väitele ka nagu vaidleks vastu, et mulle endale tuleb nagu vähemalt 2 tükki meelde, et üks on USA ja teine on Dubai ja et kas nende riikide kogemusest meil võiks ka olla midagi õppida ja midagi praktiliseks kasutamiseks leida? Aitäh. Kaido, võib-olla enne sa tahaksid kommenteerida seda esimest väidet ja siis kes iganes soovib vastata teisele küsimusele. Et siin oli need 2 vastandlikku kommentaari, et üks oli see, et 2030 pluss see tegevuskava ja visioon väidab, et me ei ole nii rikkad, et inimesed võiksid linnas elada. Ja nüüd väideti vastu, et Tallinnast jagatakse raha laiali sinna maale. Et eks kui see ressurss on siia juba ükskord kokku pumbatud, siis ta paratamatult niimoodi käib, et jagatakse laiali. Aga ma lihtsalt tuletan meelde veel seda, et ikkagi seda avalikku raha kulub maainimese peale oluliselt vähem kui linnainimese peale. Hakkame peale siin sellistest näidetest, et kui üks külamees ehitab endale ahju, siis ei tulda teda Euroopa rahadega toetama, küll aga saavad Euroopa raha kõikvõimalikud keskküttesüsteemid, veevärgid, kanalisatsioonid ja nii edasi, mida iga külamees teeb ise oma rahakoti peal. Ja kui me vaneme siia veel juurde kogu selle asfaldi, mis on inimestel ukse ees, siis ma ei tea, kas keegi on nüüd teinud täpselt selliseid arvutusi, aga ma olen kindel, et maksumaksjale on maainimene odavam kui linnainimene. No nii, immigratsiooni kommentaar. Kusjuures ma kõigepealt tahaks rääkida sellest maaküsimustest. Ole hea. Tegeledes igapäevaselt kinnisvaraga, siis aeg-ajalt puutume sellega kokku, et oleme ostnud mõne hoone Võrus, oleme ehitanud ühe kaubanduskeskuse Viljandis, siis ma aeg-ajalt taban inimeste pilke, kes ütlevad, et miks te seda teete, et see ju kohe sureb välja. Et seal ei käi enam ühtegi inimest ja kuidas te üldse julgete nagu raha panna. Mina usun nagu seda, et maapiirkondade renessanss on tulemas. Ta ei pruugi tulla 5 aasta pärast, aga ta tuleb 10 aasta pärast või võib-olla ka 15 aasta pärast, sest miks linna minnakse töö järgi, minnakse sellel põhjusel, et on kapitali vaja akkumuleerida. Kui palju on neid inimesi, kes ikkagi ütleb, et linnakeskkond elamiskeskkonna mõttes on nagu selgelt parem kui maakeskkond. Et ma nagu usun, et see on tegelikult selline pika vinnaga protsess, kus me täna seda riigikorra muutust alles tajume võrreldes selle demograafilise seisuga, mida me pärisime aastast 1991. Et pikas perspektiivis mina olen nagu maapiirkondade osas päris optimistlik, aga jah, vahepeal me peame kannatama selle, et nagu Viljandi linnas 5 aastaga on maksumaksjate arv langenud 12%. Immigratsiooni osas, mis on minu jaoks nagu eriti huvitav on see, et kõikide immigrantide mekka Ameerika Ühendriigid, et kui nüüd jälgida rahvusvahelist pressi, siis seal valimiste ajal oli teemaks, kuidas teha riiki tulekut lihtsamaks. Et just ollakse mures ka Ameerikas, ollakse mures Suurbritannias, et enam uusi andekaid inimesi riiki nii palju peale ei tule. Meie siin kardame. Meie arvame, et kui meile kvoodid kaoks, siis meid kõik tuleksid kohe siia elama. No seda ei juhtu, et tegelikult see võitlus andekate inimeste pärast on nagu globaalselt niivõrd tugev, et me peame ikkagi väga palju inimesi motiveerima, et siia nagu tulla. Et sellepärast ma nagu arvangi, et tegemist on selline juurdunud igandiga, millest ei taheta väga rääkida. Et üks näide Eesti põhjal on veel see, et IT-konverentsi korraldajad pöördusid meie koja poole küsides, et kas te oskaksite öelda poliitikud, kes tahaks sellel teemal anda väikese videointervjuu, mida
konverentsi näidata, sest nad ei suutnud 3 päeva tulemusega leida mitte ühtegi poliitikut või ametnikku, kõrget ametnikku, kes oleks nõus sel teemal nagu rääkima. Nii et muudest maailma näidetest on meil õppida väga-väga palju, kuidas seda immigratsiooni lihtsamaks teha. Kuidor? Jah, ma tahaks natuke härra presidendile vastata ja räägiks sellest immigratsioonist või tööjõuteemadest ehk selle parlamentide vahekoha peal või valimiste koha peal. Minu tees on see, et me vajame liikuvust ja samas me ei tohi lasta ennast keema ehk mitte nagu molekulide kaootilisse liikumisse minna. See on, milliste vahenditega see saab, kindlasti neid on palju, need on ainult ühed võimalikud ideed, see ei ole mingi raketiteadus või selles mõttes mingisugune leiutis siin, et teeme nüüd kindlasti peame nii tegema, neid on teisi võimalik ka, see on lihtsalt näide, kui te ütlete, milliseid ideid võib pähe tulla, neid on palju. Et need ei ole kindlasti ainukesed ja selle sama roheliste näitel, eks ole, kui tal ei ole kedagi panna, siis äkki las tulebki keegi teine, väga hea. Ülikoolide juures, siin on, minu kogemus oli endal see, kui ma õppisin Eestis ülikoolis 20 aastat tagasi. Ajakoormus oli jaotatud neil niimoodi, et 80% oli klassitöö, 20 kodutöö enam. Esimene ehmatus, kui Austraaliasse läksin, selgus, et neil oli töönädal väga täpselt ära planeeritud, 40 tundi oli täiskoormusega, sellest napilt 10 oli klassis. Aga see klass oli tõesti interaktiivne ja elavkogemus oli see, mille pärast ma tegelikult sinna ju läksin. Loomulikult elavkogemus on alati parem, see suhtlemine professoriga on parem kui üle video, aga need jälle kogemused, mis nüüd viimasel ajal on tulnud, ütleme üle Skype'i konverentside või ka need ülikoolid on ka oma ülikoolis ole küll nüüd käinud otse virtuaalülikoolis, aga ütleme, et need moodsad keskkonnad on virtuaalsed või interaktiivsed keskkonnad, ehk seal ei ole mitte videoloeng. See ongi rääkimine, see on arutamine selle sama Husserlite ja Platonide tekstide üle klassiliikmete vahel. Ja väga intensiivne, et selles mõttes ja selle loogika taga on või mis see ärimudel seal taga on, ega nad ilmselt, ma arvan, et nad ei teagi veel, kust nad hakkavad raha teenima. Idee on praegu tõmmata palju rahvast tasuta kohale. Ja siis vaadata, mis sealt sünnib, mis lisaväärtus sellest keskustelust, mis seal toimuma hakkab, selles klassiruumis, virtuaalses klassiruumis, mis sidemed sealt sünnivad, mida sealt toota võib. Samamoodi nagu Facebook või Google, mis kasu on see otsingumootor ei tooda ju raha, enne kui ta lõpuks pandi tootma, siis kui seal hakkas käima palju rahvast. Ehk see on katsetamine praegu, ühesõnaga katsetame. Immigratsiooni kohta meenus mulle selle töö ja töökohtade ka praegu jutu kohta näide oma erialalt. Raamatupidajad USA-s nullindate alguses kaotasid massiliselt töö, sest lihtsalt hindud võtsid ära. Jäid alles ainult need, kes olid kas siis raamatupidamisfirmade kliendisuhtlejad, omanikud, kes iganes, kes seda kliendibaasi haldasid, aga see debet ja kredit, see tehti Indias. Skanniti sisse, saadeti sinna, need õppisid oma Delaware'i maksuseadused selgeks või kõikide osariikide omad, mis seal erinevad on, ja tegid ära palju odavamalt ja nii see käiski. See, kas see hindu oli linnas või maal, ei olnud mingit tähtsust asja juures. Ma ei tea, miks meil näiteks miks meil maalt arvatakse, et saab ainult linnas teha. Teen nagu oma tööd suvel maal küll praegu, ei mõtle, ma käin korra nädalas linnas, ei pea rohkem käima. Saab tehtud küll, et see on ilmselt see nagu tuleviku koht, aga samas kuidas nende maainimestega või kuidas neile täna see tuua, see töö, see on ilmselt raske küsimus. Kui me vaatame ajaloos tagasi, siis jällegi ma tahan võtta pikema pilgu, siis ütleme, kui meil oleks selline heas mõttes sotsiaaldemokraatlike vaadetega inimene käinud ringi Viimse reliikviaegade mööda Eestimaad ja tahtnud vaesed aidata, mis ta oleks teinud neile, ta oleks püüdnud anda neile maad, võtnud ära rikastelt ja jaotada vaestele. 100 aastat tagasi tuli selle maa asemele kapital ehk raha. Ehk nüüd me jaotame siiamaani nagu raha ümber ringi, eks ole, võtame ühtedelt ja anname teise kohta tagasi. Maad on endiselt vaja, kuid maad ühe inimese toitmiseks on ilmselt vaja vähem. Võib-olla see oleks kusjuures üks lahendus, et minna tänapäeval tagasi uuesti natukene ka sinna ja pakkuda pikaajalistele töötutele näiteks hektar maad äärevallas, ma ei tea. Mine ja pane kartul mulda, vaata mis saab, toida ennast ära suhte külalanikega, võib-olla see oleks üks variant. Aga ma tahan öelda, et sealt edasi minna sellest maast ja kapitalist, siis täna me elame ammu ühiskonnas, kus see põhi konkurentsi element on teadmised ja sealt edasi ka ilmselt loovus.
ehk seesama kultuuri pool, kuhu me liikumas oleme. Ja teadmistega on nagu selline lugu, et me oleme täna majanduslikult ilmselt nii rikkad, et võtame kõik kodutud, anname neile 10 000 eurot. Tegelikult on see raha meil olemas, aga see ei aita ju, me teame seda kõik, et see ei aita. No varsti tagasi seal ikka, eks ole. Aga ehk selleks, et see aitaks, on vaja seda raha kombineerida ka mingisuguste teadmistega, mitte ainult majanduslike selliste jälle mingit erialani lõpetada, vaid ka sotsiaalsetega, kuidas meie ühiskonnas orienteeruda. Õpetage internet selgeks neile näiteks, kuidas ID-kaarti kasutada ja sellised asjad. Ja teadmistega on selline head ja halvad uudised, et ühest küljest teadmised erinevalt rahast ja maast on see, et kui sa jagad teadmist inimesega, siis on 2 teadmist. Raha annad ära, jääd ilma rahast, maa annad ära, jääd ilma maast. Teadmise annad ära, ei jää ilma teadmisest. Aga ehk tekib 2 teadmist. Halb uudis on see, et selleks, et seda teadmist anda, see ei piisa, et sa annad lihtsalt, ta peab seda õppima ka. Ja ilma õppimata ei saa. Ja seda õppima sundida ka ei saa, et ühel hetkel tekib seal juba manipuleerimine peale, et jälle sotsiaalse eetika teemad. Aga neid ilmselt kombineerida, kuidas siis ikkagi seal Antsla kutsekoolis panna inimesed endale tööd otsima maailmast, aga mitte sealt sellest külast. See on see koht, kuhu ma arvan, kuhu me peaksime äkki rohkem sisse vaatama ka valitsuse poole pealt. Aitäh. Mul on üks küsimus, Guido tõstatatud ideede hulgas oli see õigusökonoomika idee, aga ma küsiks mitte Guido käest, vaid ma küsiks hoopis Kaido Kama käest, kes on justiitsministri ametit pidanud ja kes on ka Riigikontrollis toimetanud, kontrollinud regulatsioone ja tekitanud neid, eks ole. Nüüd ütle palun, kui tõsiselt ikkagi saab rääkida täna sellest, et Eesti riigis on üldse õigusökonoomika tõsiselt võetav. Ma tean, et mõned õigusteadlased on üritanud teha selle pealt tööd ja neil ei ole see eriti õnnestunud, sest pole väga autoreid ja pole väga seda analüüsitud puht õigusteaduslikus kontekstis, aga kui sa nüüd terve mõistuse ja rikkaliku kogemuse pealt vaatad, kas meil on õigusökonoomika, kas meil ei ole tegelikult õigusökonoomikaga ka asi viltu. Ehk siis Guido idee, et kui midagi juurde tekitad, siis tekitad ka keerukuse kaudu ohtu, eks ole, et võib-olla siis peakski minema tema selle algse idee juurde tagasi, et iga uus akt tähendab ühe vana ära kaotamist, mitte lihtsalt uute juurde tekitamist. Mis sa sellest arvad? Sellele küsimusele peaks võib-olla härra Lang vastama kõige enne. Aga selle ökonoomitamise koha pealt ma oskan öelda praegu ainult seda, et see, mis praegu toimub Eesti õigusloomes, ei ole võrreldav 90. esimese poolega. Ja siis ikkagi loodi ju tegelikult väga loetud aastate jooksul loodi praktiliselt kogu seadusandlus sisuliselt nullist peale ja praegu meil on eluvaldkonnad, mis nõuavad uusi regulatsioone, neid valdkondi ka nende regulatsioonidega täidetakse, väga palju tehakse olemasolevate seaduste muutmise seadusi, mis on ka paratamatu, mida tuleb teha, et mina praegu seda ei taju, et me peaksime hakkama kuidagi piirama või kätt ette panema, et liiga palju saab. Ma ütlen see juurde, et see täiesti nõus. Need asjad, mis me tegime 90-ndatel, need olidki väga vajalikud. Meil on vaja turumajanduse reguleerimiseks reegleid. Seda keegi pole vaidlustanudki. Mida ma tahtsin öelda, on see kahaneva piirtootluse seadus. See kehtib ka seaduste kohta. Ehk ma olen olnud riigiametnik, ma tean, kuidas see ju käib, et ükski seadus, ükski akt ei teki tühjalt kohalt või see, et mul tuli tahtmine, ma teen. Või nii oleks, selle järgi on vajadus. Selle järgi on vajadus, siis minnakse seda lahendama ja siis seda tehakse. Ja niimoodi me parandame ja ehitame oma riiki kogu aeg ja lisame sinna järjest uusi neid detailikesi. Aga mida see kahaneva piirtootluse seadus meile ütleb, on see, et esimesed seadused, põhiseadus absoluutselt vajalik, äriseadustik, karistusseadustik, mis meil on seal, väga vajalikud, kui ühel hetkel iga järgmine akt hakkab tootma meile järjest vähem lisaväärtust, kuni see lisaväärtus muutub negatiivseks. Ehk see on rahanduse taustat, see on samamoodi nagu raha muutub juurde trükkides odavamaks. Seadus ka devalveerub, täpselt samamoodi. Ja seda kohta nüüd ära tunda, et me ei saa seda teed lõputult käia, see on see raske koht. Kus see piir täpselt on, ei tea, aga see kaldumine on aeglane, aga ta on päris väga kindel, et see eksisteerib. Aitäh! Ma ei näe, jah, siin on, palun, Tarmo. Tarmo Loodus Viljandist. Et mulle see viimane jutt hakkas väga meeldima, see vabadusastme küsimus igas olukorras. Ehk kui me räägime oma tuleviku Eestist, siis ma viimasel ajal taban ennast sellel mõttel, et
annaks Jumal, et ka 10 aasta pärast on minul Viljandis linnakodanikuna näiteks võimalus otsustada, millist lasteaeda ma oma lastele tahan. Kas ma tahan seda lasteaeda, kus ta võib päev otsa õues mängida ja magada? Kas ma tahan sellist lasteaeda, et seal ongi kõige tähtsam see, et me olemegi looduses iga päev? Või ma olen saanud sellise lasteaia, kus on ette nähtud nii palju voodid, nii palju pinda ja ei tohi magada kindlasti plastmassi alusel. Me oleme oma seadusloomes minu arust jõudnud sellisesse hetke, kus normaalse inimese jaoks muutub vabadus küsitavaks. Mul ei ole võimalus iseenda jaoks langetada otsuseid, sest targad inimesed on seadusega ära määranud, see teenus peab olema selline. Et mulle tundub, et me võime niimoodi jõuda päris kaugele minna. Või teine näide, tugiteenuste tsentraliseerimine, millest siin oli juttu, et see on riigis väga kasulik tegevus. Mina töötan asutuses, kus ma 5. aastat tsentraliseerun. Valmis ei ole saanud veel. Õudselt keeruline on. Ja ma ei näe ka, kas sellest kasu on lõpptulemusena. Töökohad kaovad maalt, üks asi. Ja teine asi, minuga tegeleb nüüd 7 inimest kusagil. Igaüks mingi jupikesega, tervikpilt on kadunud. Ehk sellisel loovusel ja vabadusel, ettevõtlusel, koolituses, see kõik kaob selle kaudu, kui me läheme väga tsentraalseks riigiks. Ehk eile hariduskonverentsil meie haridusminister ütles, et koolijuhid, te saate juurde õigusi, hakata otsustama palkasid ja kõike, aga teist poolt öeldi, me tsentraliseerime kõik ära. Et siis ei ole ju vabadust. Ehk minu küsimus teile, kes te istute, et kuidas siiski tagada seda, et Eestis inimesel jääb õigus ise enda jaoks asju otsustada, ilma et kõik oleks seadustega ette kirjutatud? Kaido ole, võib-olla oleks esimene. Enne kui ma selle jutu lõpuni kuulasin, mul tuli üks riigi definitsioon veel meelde, mis haagib selle jutuga natuke. Et riik on suhtlemine. Kuna me paratamatult peame koos elama ja tõenäoliselt käib suhtlus selle asja juurde, siis ma arvan, ükskõik millised reeglid ka vastu võetakse, mis pealt näha võib-olla räägivad millestki muust, nad räägivad lõppkokkuvõttes ikkagi suhtlusest, või vähemalt inimene peaks seda niimoodi mõtma. Et ma näiteks naudin väga riike, kus ma tajun, et mul on lihtne suhelda. Muidugi kõige lihtsam suhtlustasand on lihtsalt see, mis on pandud looduse poolt paika, ma arvan, lihtsalt osad inimesed klapivad teistega rohkem kui mõne teisega, see asi pole põhimõtetes, asi on lihtsalt isiklikus klapis, aga mingisugune atmosfäär, mis valitseb, mingisugune, ma ei tea, valmisolek suhtluseks. Ja ka seal, ka nendes riikides on väga palju reegleid, väga palju seaduseid, aga ma arvan, jälle ma tulen ikkagi võib-olla Tiiruga oma selle lühikese sõnavõtu juurde tagasi, et inimene peab ise selle võtma, selle võimaluse. Et isegi, kui ta peab suhtlema kellegagi mingil väga pragmaatilisel, mingil väga konkreetsel põhjusel, mingi seadus, mingisugune seaduse täitmine on neid kokku viinud. Ja väga tihti, ma arvan, seda asja võetaksegi niimoodi väga praktiliselt. Siis tegelikult on see ka puht inimlikult ikkagi, ütleme siis mingi paratamatus, miks need 2 inimest on kokku saanud ja see on võimalus suhelda. Inimesed ei pea olema ühel meelel, aga seda on võimalik, kuidas öelda, teha inimlikult. See valmisolek selleks peaks nagu olemas olema. Kõik need vabadused ja need regulatsioonid, et kas asi läheb paremaks või halvemaks, pool meist peab kogu aeg tegutsema selle nimel, et mingid põhimõtted, millesse me usume ja mis me arvame, et need ei ole teistele kahjulikud, nende ees seisma, aga siis see paratamatu, enne kui see õnneriik kätte jõuab, see paratamatu suhtumine kogu aeg sellel tasandil käib, me peaks suutma ka seda kuidagi inimlikult teha, sest ma olen lihtsalt niivõrd palju oma tuttavat ja ma isikliku suhtluse peal näinud, kuidas jäetakse need võimalused kasutamata, sest on mingisugune kramp ja on mingisugune probleem mingisuguse hetkel käes oleva küsimuse raames ja selle nimel lastakse alla vett need võimalused. Et ma ei kujuta ette, et elu saaks olla ebarahuldav põhimõtteliselt. See aeg, mis meil on antud ja see, mida me näeme ja mida me kogeme, see on iseenesest ikkagi väga huvitav ja kasvatav, ise kui see meile ei meeldi. Nii et võib-olla see kõlab liiga üldiselt ja jaburalt, aga ma arvan, see asi on alati olemas. Ma lähen kuhugi, ma olen isiklikult teinud seda, ma lähen mingisugust väga igavat kohust täitma, mida ma pean tegema. Ma näen seal kuskil teisel pool letti kedagi istumas või kuskil kabinetis kedagi ja mul suuselt tihti tekib selline mõnus mängulust, et see on muulgas ka suhtlemine. Et meid on mingi paber on meid kokku viinud ja kuidagi mul tekib selline stereopilt, et ma näen seda inimest, kes täidab konkreetset tööülesannet
mis võib olla ebameeldiv mulle, isegi võib olla ebameeldiv talle, ja samas ma näen seda suhtlusakti, mis meid on kokku viinud ja seal on tegelikult mingisugune mänguline võimalus, et me ajame need asjad joonde või need asjad jäävad isegi joonde ajamata, aga on tekkinud selline mõnus isiksuste vaheline ping-pong, et me see alati on mingi võimalus veel, et need seadused, need kohustused ei piira kunagi kõike ära, aga seal võib-olla on abi huumorimeelest või eneseirooniast või millestki, et ükski olukord pole nagu välja pääsmata, ei ole nii, et tööl, kodus ja puhkehetkel ja üks on tore, teine on kohustuslik ja kolmas on see kolmas, et kõiki neid asju saab tegelikult ise mikserdada kokku ja need meeldivad võimalused on alati olemas. Isegi kohtumine ebameeldiva inimesega võib olla meeldiv, sest see on äärmiselt treeniv ja sa näed ise ennast jälle uuesti. Nii et ma ei tea, võib-olla see läks liiga üldiseks, aga kohtumine ebameeldiva regulatsiooniga võib olla nii meeldiv kui ebameeldiv, sõltub inimesest. Ja lolli seaduse võib targalt täites siiski nii-öelda tulemust saavutada ja tõenäoliselt ja tarku seadusele lollilt täites võib asja ikkagi kihva keerata. Ma arvan, et see on üks osa meie nii-öelda kultuuriruumist, kus me ei ole alati ühel meelel olnud küll. Ja vahetevahel püüdnud ka tõestamatut tõestada. Aga ma ei tea, võib-olla kolleegid tahaksid veel kommenteerida seda küsimust. Tuli äkki maapiirkondadega seoses veel meelde, selles mõttes ma arvan, et Viljari kohta jagan, et küll see renessanss tuleb meil veel. Enda kogemus lihtsalt kerkis pähe sellest suvest Lõuna-Eestis, meil on vanaema Lõuna-Eestis ja suvila ka seal, et iga kord sõidad, siis teeme peatuse Lõunakeskused, käid Maksimarketist läbi, võtad toidukorvi kaasa. Veel ütlesime, et kohalik külapood on ka olemas. Ja rohkem seda külastama ja tegelikult nagu, mis selgus oli siis see, et sellest külapoest sai kõik asjad kätte. Ta oli küll natuke halvemini lahti, need asjad olid kõik kallimad kui seal Lõunakeskuses ja raha kulus vähe. Vot nii. Üldiselt suuri kaubanduskeskusi, need on natukene nagu kasiinod, sealt korvi sisse tuleb alati midagi. Pärast kodus vaatad, ise keemestad, kust ta sinna sai. Et tasub vältida nagu kasiinos, et võib-olla. Aitäh. Võimalus veel küsimuseks. On seal on kaks kätt olid püsti. Palun enne Sulev ja siis tema ees, ma ei näe, kes on vastu valget. Ja siis kõik, siis on kokkuvõtete aeg. Tervisi Lõuna-Eestist siis ka Sulev Valner, Haanimiis. Et võib-olla jah, et väikse sellise faktilise täpsustusena selle jätkates ka eelmist juttu, et kui siin nagu on jäänud kõlama kuidagi selline tunne, et kui tallinlased omavahel räägivad, siis tundub, et kõik eestlased elavadki Tallinnas. Et see tendents ongi nüüd selline, nagu siin Austraaliast toodi näide, et 1000 inimest omavalitsuses ja 2 korda suurem kui Eesti, et päris, kui me nüüd vaatame reaalselt nagu otsa lihtsalt viimase rahvaloenduse statistikale, siis ikkagi Tallinnas elab kuskil suurusjärgus 400 000, ütleme, võtame selle suur Tallinna Harjumaa juurde, tuleb 500 000, kuidagi ei anna veel poolt Eestit välja. Et järelikult, ja eriti veel, kui me räägime eestlastest, siis üle poole neist elavad kindlasti kusagil mujal. Et see on nagu lihtsalt üks mõte, et mille tõttu ka kogu see jutt, ütleme, koolireformist või haldusreformist ei ole päris nii lihtne, et kuna maa on täiesti tühjaks jäänud, siis ei olegi sinna nagu ühtegi kooli vaja ega neid valdu ka eriti. Et pigem on vaja siiski natuke teisiti seda asja mõtestada. Ja minu meelest on üks hästi oluline, kus ma seda Jüri Raidla juttu siin ka kuulasin ennem, küsimus ka, kuidas me seda asja nagu pöörame, et hästi palju me räägime nagu umbes sellises võtmes, et need reformid on sellised, mis tuleb inimestele ära kannatada. Et me ei kannata teistmoodi olekut välja, järelikult seda tuleb likvideerida, tuleb sulgeda, tuleb liita ja kokkuvõttes on see üks tohutu kannatamine. Ja kuni selleni välja, et Jürgen Ligi ütles ka, et ega Riigikogu enamus ei saa ka aru tegelikult, mille nimel tuleb seda kannatada.
et see on ilmselt ka üks takistus ja ilmselt ongi nii, et kuniks see inimene, see lihtne inimene ei saa aru, mille nimel ta tegelikult, mille pagana pärast ta peab ikkagi kannatama hakkama. Et ei ole ju päris püstol otsaesisel. Ja samamoodi ka tema poolt valitud esindajad ei saa sellest päris hästi aru, et me pigem peaksime suutma sõnastada selle visiooni, et kuidas muuta need reformid ahvatlevaks, sama ahvatlevaks, nagu me tahtsime iseseisvust, nagu me tahtsime oma raha või nagu me tahtsime ka Euroopa Liitu, enamus meist, mitte päris kõik. Aga siiski selge enamus, et kuidas muuta valdavale enamikule inimestele näiteks see ettekujutus, et suurem omavalitsus on tõepoolest sulle inimesena parem. Sellest me oleme nagu väga vähe rääkinud. Et kuidas mitte ainult, et see on abstraktselt Eesti riigile parem, aga see ongi meile kõigile parem, et seal saab mingeid asju paremini kätte. Et seda poolt me oleme tegelikult nagu vähe niiviisi mõtestanud. Et see on võib-olla mõtlemiskoht. Aitäh! Ja siiski ma olen võlgu Liia Hännile, ta on niimoodi minust, kuidas nüüd öelda, ebaõnnestunult positsioneerinud või mina olen ebaõnnestunult positsioneerinud, ma pean siiski Liia sulle sõna andma, ütle palun, mis sa tahtsid öelda? Ma loodan, et ma ei kuritarvita seda, et ma olen saanud 2 päeva olla presidendi arupidamiste külaline, eile siis Harta 12 tulemusena toimunud ümarlaud ja täna ka ja minu meelest on need arutelud olnud nagu ühe mündi 2 külge, sest eile oli arutelu selle üle, et kuidas seda riiki peaks pidama, et kelle kätte see riik usaldada, kuidas rahvas oleks veendunud, et seda riiki peetakse üldistes huvides ja täna siis me räägime sellest, et millist riiki me suudame pidada. Ja mulle tundub, et see küsimus, mida me peame kiiremini vastama, võib-olla on see, mis eile tõstatus, sest kui me ei ole päris veendunud selles, et kuidas me seda riiki peame, on päris vastuvõetav, siis on raske ka otsustada ja ühiselt edasi minna nende raskete valikutega, millist riiki me suudame pidada. Ja tõepoolest on üleval terve rida selliseid kiireid küsimusi ja ma tunnen ka valitsusele tõsiselt kaasa, et nad oma raskes töös 24 tundi 7 päeva nädalas ei saavuta seda rahva mõistmist, mida võib-olla nende töö väärib. Et midagi on Eesti riigis ikkagi liimist lahti, kui vaadata asju niimoodi kaine pilguga. Ja minu küsimus, kuna meil on käraajate lõpp ka kätte jõudmas ja väga paljuski loodetakse presidendile, et presidendi algatusel eile leiti, et võiks siis Eesti demokraatiat nagu uuele tasemele viia. Täna oli lootus, et presidendi läheduses võiks paika panna riigipidamise reformi ja kui siis küsida teilt, et mis oleks teie nõu praeguses olukorras vabariigi presidendile, sest lõpuks peab tema ka käraajatest ehk mingit tulu saama. Kes on julge, kes esimene on valmis vastama. Aitäh, Liia. Viimane oleks siis, proua Kull, jah, siin. Tõstke kätke, palun. Aga enne me vastame sellele üleskutsele, mis Liia enne esitas. Kes on julgem? Kes esimesena nõu annab presidendile? Ole hea. Julgem. Ajalukku tagasi vaadates, kui me läksime Euroopas monarhialt üle demokraatiale, siis toimus mitmel viisil. Mõned valitsejad kohanesid, rootslased, kus on praegu kuningad alles, inglased, mõned ei kohanenud, prantslased. Prantsuse kuningas mõtles kuni lõpuni, keda järgmisele palile kutsuda, jäi peast ilma. Täna need, kes alles jäid, need, kes kohanesid, need, kes nägid ette natukene, mitte ei ennustanud tulevikuga, olid ettenägelikud, siis täna nendel on maailmas ikkagi või oma ühiskondadest seda reaalset, materiaalset võimu ju neil ei ole, aga sümboolne võim on väga võimas. Ja see sümboolne võim on maailmas üldiselt kasvamas või tema olulisus maailma asjade otsustamisel on kasvamas. Ja ma arvan, et meil Eestis ikkagi presidendil on väga oluline sümboolne võim. Ja ma tahaks lihtsalt jõudu soovida, et tuleb härjal sarvist arvata, ega muud. Viljar, Kaidod.
ma ei anna presidendile nõu, aga mul tuli meelde praegu nende muude juttudega seoses üks ilus näide, mis on selles toredas raamatus, mida ilmselt kõik on lugenud, Jah, härra minister. Et kui me loeme Jah, härra ministrit, siis kõik on üldiselt väga tuttav ja nii nagu Eestiski. Välja arvatud üks asi. Et see üks asi oli see, et muidu võis maailm hukka minna, aga oli üks asi, mis tõmbas härra ministri käima ja kus ta jooksis kohale ja hakkas rabelema. See oli siis, kui hakkasid kaduma töökohad tema valimisringkonnas. Et kuidas saaks Eestis selle süsteemi käima? Et see on nüüd miljoni dollari küsimus. Kõik raamatut lugema. Enesekriitikast, noorusest ja lõpetamata magistriharidusest tulenevalt ei julge ma presidendile küll nõu anda, eks. Teistpidi ma siiski kõiki neid sündmusi jälgides kutsun tihti üles ka vähemalt oma kolleege ja kellega me neid asju arutame, sellisele helikopteri vaatele, et kui me korra ikkagi natukene siit maast püsti tõuseme ja vaatame korra tänasest päevast vähe suurema pilguga, kui me kas või vaatame seda, milline on see Eesti, milline ta paistab väljapoolt, siis tegelikult võiks arutelu olla juba hulga rõõmsam. See ei tähenda, et neid probleeme ei ole, küll aga ma olen optimistlik, et need probleemid leiavad moel või teisel lahendused, kui me sellele mõtleme tagasi 5 või 10 aasta pärast, siis me küll ei ütle, et see oli nüüd koht, kus midagi kardinaalselt riigikorra ülesehituses nagu muutus, et need on arengusetapid ja siiski ma arvan, et kui seda suurt pilti hinnata, siis mina olen õnnelik, et ma olen siin riigis sündinud. Ma samamoodi ma ei anna mitte presidendile nõu, aga võib-olla on see lohutav kuulda ja samas on see ka peaaegu et masendav paratamatus, et ma ei ole ühelgi hetkel tundnud, et side minu ja riigi vahel võiks katkeda, et ma olen nagu paratamatult selle riigiga seotud ja keegi ei saa seda minu käest ära võtta ja see ei sõltu üldse, kas mul on paremad või halvemad päevad või kas riigil on paremad või halvemad päevad, et mul on kogu aeg kuidagi käsi on küljes sellel ja ma nagu vaigust nukul ja ma ei saa seda niikuinii lahti, nii et kui siin on juttu olnud, et kuidagi kellegi ta läheb eest ära ja keegi jääb kuidagi kõrvale või tema kontaktpind on liiga väike või tema sõltub liiga vähe, et mul on see side kogu aeg olemas olnud, nii et sõltumata, mida tehakse või mida ei tehta, kuigi mul ka mingid hetked meeldivad rohkem kui teised, aga see ei sõltu sellest. Aitäh ja viimane küsimus. Palun. Mul tegelikult niivõrd ei olnudki küsimus. Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli ja presidendi mõttekoda. Kuna ma olen Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, siis loomulikult kõnetas mind probleem liigsest seadusloomest, liigsest reguleeritusest. Ma olen tegelikult sama meelt, et meil on kasutatud seadusi instrumentaliseeritult, mina nimetan seda tihtilugu asendustegevuseks. Selle asemel, et lahendada ehtsaid regionaalseid probleeme, ehtsaid sotsiaalseid probleeme, teeme meie seaduse, mille tegemine on kiire ja odav, tehtud, saab ka öelda. Et selles mõttes on niisuguste ehtsate sotsiaalsete tugistruktuuride jätkuv ja pidev alleshoidmine, ülalhoidmine, palju tüütum, palju kallim, palju keerulisem, raskem ja ei paista kohe maid ka valijale silma, et sai tehtud. Nii et selles mõttes olen ma ka täitsa seda meelt, et meil on mindud seadustega reguleerimisel ülemääral kaugele, aga nüüd ma näen jälle uut ja ohtlikku tendentsi meie nii-öelda uues valitsuses või vana valitsuse uues koosseisus, kuidas seda nimetada. Nüüd tuuakse põhjenduseks, et eelmine kord või eelmise justiitsministri ajal kritiseerisite te kõik seda, et liiga palju seadusi tehakse, liiga palju seadusi muudetakse. President ka ütles, et ei tohi, nüüd teatab uus minister, et nüüd on meil kokku lepitud hea õigusloome tava ja kuigi see seadus on kehv, me seda muuta ei saa. Nii et täpselt niimoodi, nagu on selle reguleerituse ja kaose kuskil vahepeal, see olemas, see optimaalne aken, kus tuleks hoida. On see ilmselt ka selle õigusloome koha peal tõepoolest, see asub kuskil seal vahepeal ja tegelikult ei ole isegi Jumalat vaja appi, me tunneme ise oma tarkuses ka ära, millal, kus kohas. Aitäh. Tänan. Suur tänu kõikidele täna kärajatel osalejatele, eelkõige kõnelejatele, sõnavõtjatele.
presidendile, kes meid siin kokku võttis. See teema, Eesti riigi tulevik, jätkusuutlik tulevik on ju tegelikult jätkuteema. Nii nagu Kaido ütles siin hetk tagasi, Kaidole, et see side ei katke ju hetkekski, ei ole temal katkenud, ei ole meil katkenud ja ei tohigi katkeda. See on nii nagu Tallinna linnaga, mitte poliitilises kontekstis. Ta ei saa kunagi valmis, riik ei saa valmis kunagi. Ei saa öelda, et see, mis on täna, on ideaalne, ei saa öelda, et see, mis homme tuleb, saab olema kõige optimaalsem. Aga hea on, kui me selle peale mõtleme, hea on, kui me seda analüüsime, mida saaks teha paremini, mõistlikumalt, ratsionaalsemalt. Hea, kui me oleme seejuures enda ja teiste vastu ausad. Hea on, kui me seejuures ka pühendume rohkem, võib-olla teinekord. Ainuüksi juba mõtlemisele pühendumine annab teatud tulemuse ja kui me veel sinna aktsiooni lisame mõistliku ratsionaalse plaani järele koostatuna, siis see kindlasti annab ka tulemust. Nii et tahakski soovida teile kõigile, meile kõigile, tahaks soovida head mõtlemist, head tegutsemist oma riigi paremaks muutmisel. Siis läheb hästi ja preambula põhiseaduse oma saab järgitud ja täidetud. Tänan teid!